Tervitus, Merlis siinpool. Vaata ja kuula, milline on minu ja Eve koolitamise stiil ning millist väärtust osalejad meie koolituselt saavad. Mul nüüd ka kohe veel selline küsimus sulle, et kas sina tead, kui palju sina näiteks kulutad oma isiklikku aega Facebookile? Päevas, jah, ma mõtlen päevas. Sina tõenäoliselt kui väikene ettevõtja, no ma usun, et enamus on teist väikesed ettevõtjad. Sa oled tõenäoliselt sellel koolitusel sellepärast, et sa tahaksid Facebookis saada omale kliente. Tahaksid tekitada omale suuremat käivet, suuremat sissetulekut. Et kui sa hakkad Facebookis nüüd tahad turundama hakata, tahad sealt kliente saada, siis kui palju sina oled nõus oma aega sinna Facebooki panema? Et palju maksab sinu tund? Kui sa mõtled selle peale, et oletame näiteks, et sinu tund maksab, oletame, et see maksab 50 eurot. Ja? Mis see teeks aasta peale kokku? Jaane võtab kohe kalkulaatori ette ja arvutab selle välja. Tubli. Aga ütleme nii, et see on kuskil, no, hästi rämedalt öeldes kuskil 20 000 millegiga võib-olla. Ja minu küsimus sulle nüüd on, kas sina saad selle raha Facebookist tagasi? Nüüd, kuidas Facebook töötab? Ehk siis, kui sellest saad aru, siis on tänane päev juba asja ette läinud. Ja ära vaata neid ülemisi tähti siin, vaid räägime sellisest 3 vaalast. Ja? Ehk siis nagu 3 olulist komponenti, mis mõjutavad sinu postituste levikut Facebookis. Okei, lähme siis edasi. Nüüd, kui meil see nupp on, ma soovitan selle nupuga kindlasti kodus ise lähemalt tutvuda. Võib-olla sul polegi veel veebilehti, siis seal broneerimissüsteem on Facebookil endal olemas. Et katseta julgelt ära, nüüd vaatame kohe, kuidas saaks selle lehe kinni panna. Et kui sa lähed katsetama, siis oleks hea või turvaline tunne, kui leht oleks mitte avalik, eks ju. Siis nüüd järgmise asjana me läheme, ma ei lähe veel siia midagi uurima, vaid võtame nüüd selle vasaku külje ette siit. Ja, et kui sa nüüd siin oma fännilehel oled siin praegust, siis vasakul küljel me alustame siit kõige alt. Ehk teeme siit asjad, paneme kohe paika seadete alt. Leidsid seaded vasakul all, täitsa all seaded. Nii, aga alustame siis. Ehk siis täna meil tõesti selline Facebooki reklaamikoolituse teooria osa ja see peaks aitama meil siis seda praktilist poolt ladusamalt teha. Millest Facebooki reklaami edukus sõltub? Ma ütleks, et see on 50% sellest, keda sa sihid ja sellest sõnumist ja 50% sellest, kuhu sa edasi ta saadad, ehk siis sellest maandumislehest. Et kas ta avaneb kiiresti, kas see sisu on seal relevantne, kas ma saan aru, mis ma seal tegema pean, kas see unikaalne müügipakkumine tuleb esile, kas mul on mingi stiimul seda osta, et kas natuke nagu ärgitatakse tagant, kas tänan leht pärast tuleb ja nii edasi, et kõik see osa oleks selle teise 50% sees. Ja vahet pole, kas inimene teeb midagi seal lehel või ei tee, me saame ikkagi teha talle taasturundust. Ehk siis taasturundus Facebooki poole peal oleks see, et me näitame reklaami nendele, kas siis, kes tegid soovitud tegevust või ei teinud soovitud tegevust. Ehk siis hei sina, vaatasid seda toodet, aga ei ostnud. Siin on sulle -20% kupong. Või siis tänud sulle, et sa selle toote ostsid või tänud selle eest, et sa tegid soovitud tegevust. Mis sa arvad, kui ja siis saaks juba edasi minna järgmise sammu juurde. Mis sa arvad, miks tekstide kirjutamine on raske või mis põhjustab selle, et see on raske? Iga inimene võib sellest sõnumist erinevalt aru saada, et see vast on kõige keerulisem selle asja juures. Aha, okei. Aga
võin kohe siinkohal öelda seda, et esiteks me ei tee oma reklaame igale inimesele. Teiseks, kui me ei tunne hästi oma sihtgrupi probleeme, muresid, siis me ei oska talle ka seda teksti tegelikult hästi kirjutada. Ja see ongi meie peamine mure tegelikult. Me ei tea täpselt, mille peale meie sihtgrupp kõrvu liigutab. Ja sellepärast me peamegi Facebookis neid sõnumeid testima, et me saame aru, mille peale nad siis kõrvu liigutavad või klikivad. Muidu me seda teada ei saa. Seal see asi peitubki nii-öelda. Aga tegelikult on teil veel probleeme. Ja üks probleem on see, et eriti algajad reklaamivad oma postitusi just nimelt selle puust nupu kaudu, mida sa siin ekraanil praegust näed. Täitsa võimalik, et seal, kui nüüd segmente hakkate päriselt tegema ja kahtlete selles, nendes heades ja võides, et saatke mulle need kirjeldused, et keda te püüate, et siis ma saan aidata neid segmente teil teha, sest eelmine kord oli, et ütleme, et 50% on sõnum ja sihtrühm, 50% on see, kuhu teda saadate, eks ju. Ehk siis sihtrühm on 25%, ehk siis kui juba sihtrühm läheb natukene sassi, siis esialgne 25 on juba halvasti ja mis tähendab seda, et ka see sõnum ei pruugi töötada, kui need lähevad valedele inimestele. Nii, aga hakkame siit edasi toimetama. Ehk siis me kõigepealt siis loomegi täna segmendid ja siis Merlisega hakkate tegema reklaame ja te teete seda reklaami vähemalt 2 korda. Et ühe korra teete koos läbi ja ühe korra siis ise läbi, kus te siis jagate ekraani ja näitate, kuidas teil parasjagu läheb, et te saate nagu kohest tagasisidet. Aga võtta alt avareklaami haldur, vaata, sul on alla vasakule tekkinud see. Ja reklaamihaldur ja nüüd sinna tuleb 9 täppi ja siis sealt audiences keskmine, vaata, teise rea keskmine. Jah, super. Okay. Ja, et nüüd jälle võid panna stopi peale. Kas on teistel ka nüüd sama? Nii, et ma võtan kohe omal jagamise uuesti lahti. Et kas teil on kõigil see sama, sest kui ei ole, siis kohe jälle jagage ekraani, et ärge nüüd praegult maha jääge kuskile. Aga kui sul on lifetime budget või tähendab see päevaeelarve, siis võib juhtuda vabalt niimoodi, et see on liiga väikene või nad ei saab sul eelarve ennem otsa näiteks, jah? Et ei pruugi õigetele inimestele paljudele jõuda sinu reklaam. Aga ma soovitan sul alustada selle päevaeelarvega. Määrata enda jaoks paika. Lõppkokkuvõttes ei ole väga suurt vahet. Facebook anyway võtab sult selle raha ära. Kõike, mida sa talle annad, anyway, kõik sööb ära. Tuleta meelde, et see on harjutus. Seda ei pea nagu järgmisega teeme juba päriselt niimoodi, et te teetegi oma enda kampaaniat. Seda võite kaasa teha lihtsalt. Tere hommikust veel kord kõigile minu poolt ja täna meil siis teemaks Instagram ja oleme siis jaganud selle niimoodi, et hommikupoole on strateegia ja taktikad ehk siis teooria pool ja siis kui peale lõunat hakkame toimetama, siis rohkem toimetame nii-öelda praktiliselt. Nüüd oluline on see, et millist sisu ma siis nüüd pean sinna Instagrami postitama hakkama, et mis see visuaalne sisu siis seal peaks olema. Ja kui me planeerime sisu, siis meil on tegelikult 3 dokumenti justkui. Üks on sisuideed, millest me kõik võiksime, see on niisugune ajurünnak, millest kõik oleks võimalik minu puhul postitusi teha. Siis teine dokument on sisugraafik, ehk siis mis ajal mis formaadis ma postitan. Ja? See tuleb üldiselt paika panna. Ja siis see lõplik dokument on see sisuplaan, kus sul on ette valmistatud 30 postitust 1 kuuks. Aga nüüd ma ütlen sulle seda, et ennem kui ma räägin sellest lähemalt, aga ennem kui sa lähed seda
sisuplaani ja graafikuid looma, tuleks sul vastata sellistele küsimustele. Tänan sind vaatamast. Kui sul tekkis nüüd mõni küsimus kas sisu osas või koolituse aja osas, siis kirjuta julgelt Evele eve@kodulehekoolitused.ee. Ta vastab sulle 24 tunni jooksul. Tšau!